Teadlikkus enne tegusid. Teadlikkus peab eelnema tegudele, seda nii emotsionaalsete ihade puhul, kui siis ka eriti, kui me räägime sellest, et miski trigerdab sind, sa oled saanud mingi nõmeda meili või keegi on öelnud midagi, mis kuidagi riivab või jõnksab või et tahaks vastu hambaid anda. Mõlemal juhul teadlikkus enne tegusid. Tavaliselt kipub olema niimoodi, et teadlikkus saabub koos tagajärgedega. Ehk siis me saame teadlikuks sellest, mida me oleme teinud, alles siis, kui me oleme selle ära teinud. Ja küllap sa juba tead, et on nagu sõnu tagasi võtta ei saa ja samamoodi mingisuguseid põletatud sildasid on väga keeruline taas luua ja kui need ka uuesti üles ehitada, need ei ole enam need, mis nad olid enne. See ei ole hea ega halb, aga emotsioonid mängivad väga suurt rolli meie nii-öelda selles kannatuste rattas. Ehk siis selles, kuidas me tegelikult mingites olukordades alati reageerime ühtemoodi ja seeläbi loome samalaadseid kannatusi. Ehk siis inimesed justkui nagu muutuvad, olukord on nagu teine, aga kannatus kordub. Seda tihtipeale nimetatakse ka selliseks samsaara või sansaara kannatuste rattaks. Et teadlikkus. Teadlikkus on võti, küllap sa oled seda lauset juba palju kuulnud, aga teadlikkus enne tegusid. Kõiges, mis puudutab emotsioone, nii ihasid kui ka selliseid reaktsioone, on oluline tekitada see vahepuffer. See on see koht, kus sa saad luua muutuse. Ehk siis hingan, kõige lihtsam asi on kas või see, et hingan, lasen korra emotsiooni nendest läbi käia ja alles siis vastan, mitte ei reageeri. Sama lugu on ihadega. Ma olen täiesti kindel, et ka sina oled kunagi ostnud midagi selle iha najalt, toonud selle koju ja siis kahetsenud ja avastanud, et oot, aga tagastada ei saagi. Sama puudutab siis igasuguseid ka konflikte ja põletatud sildasid, lõhutud suhteid. Väga tihti on sul mängus siuke impulsiivne, emotsionaalne trigger, sütik, päästik, teadlikkus enne tegusid, mitte teadlikkus koos tagajärgedega.